Tere, head vaatajad, kuulajad, jälgima saadet Julgeolek täna. Meie tänase saate teemad on seiklused Gröönimaal ja rindeolukord Ukrainas. Stuudios nii nagu ikka on julgeolekueksperdid Meelis Oidsalu ja Erkki Koort. Julgeolek täna alustab. Nii nagu ikka enne edetabelit on meil väike ajaloominutid. 20. jaanuaril 1918 algas Tallinnas teine Eesti sõjaväelaste kongress, mis kestis 26. jaanuarini. Meenutan, et samal ajal käis vabadussõda. Või vabandust, ei käinud. Jaanuaris ei käinud, see oli veel enne ju Eesti Vabariigi väljakuulutamist. Mis seal kongressil üldse tehti? Peeti ettekandeid? Rahvusväeosad olid suhteliselt mõjukas jõud ju, et seal Peterburis ka, kui need meeleavaldused olid 1917, siis rahvusväeosade selliste korraldatud süsteemne ja korrastatud liikumine tegelikult oli ju see, mis avaldas väga suurt muljet, et tegelikult rahvusväeosade ja Eesti ohvitseride koondumisel oli tegelikult Eesti iseseisvusele suur mõju. Aga mis seal täpselt arutati, selle me võime välja uurida ja teha järgmise korra kunagi saate. Üldse ma tegelikult soovitaks sulle eraldi saatesarja, nende ajaloominutitest on ilmselgelt vähe. Ja. 1991 jaanuaris, 20. jaanuaril alustati Toompea kindlustamist, et mäletatavasti oli Toompea loss ja mõned hooned veel ümbritsetud betoonblokkide ja graniitrahnudega ja mis viidi sealt ära siis 91 septembris peale seda, kui Eesti oli iseseisvuse taastanud. Võin uhkusega öelda, et üks mu pereliige viis sinna ka kraanaga ühe graniitrahnu kohale. See on väga tubli. Üks graniitrahn teatavasti on tänaseni, eks Toompea seal suhteliselt seal ülessõidu, või mitte ülessõidu, seal lossi lähedal, kus on siis 20. augusti mälestusmärk. Võib vabalt olla minu pereliikme toodud, nii et ei välista. Maailmas 1265 kogunes Inglismaa parlament esimesele istungile ja 1649 ka Inglismaal esitati süüdistus kuningas Charles esimesele riigi reetmises. Nii et ainult paarsada aastat parlamenti ja juba hukatigi kuningas. 1667 sõlmiti rahuleping Venemaa ja siis Poola, toonase Poola-Leedu vahel, mille järgi Venemaa sai endale Kiievi, Smolenski ja vasakalda Ukraina. 1841 oli esimese oopiumisõja käigus vallutas Suurbritannia Hongkongi saare. Mina ootan kogu aeg, et millal tekib Hongkongi laadne koloonia, Hiina koloonia Venemaal. Et arvestades seda geopoliitilist olukorda, siis võib-olla üldse mitte kauges tulevikus. 1990 Bakuus oli must jaanuar, kus Nõukogude väed tapsid siis 10 meeleavaldajad selle mahasurumise käigus. 21. jaanuaril oli 1919, siis vabadussõda juba käis, oli Pikksaare lahing ja vasttoodud skautpataljon pidas seal oma ühe esimese suurema ja võib-olla ka selle perioodi tähtsaima lahingu, kus siis 47 skauti soomusrongi toetusel võitsid punaväelasi, keda oli 524. Ajasid nad põgenema ja tegemist oli esimese suurema võiduga. 1922 hakati aktsiaseltsist Viigatel ehitama lennukeid. Ja 2004 alustas siis Tallinna linnakohus 5 mõrvas süüdistatava Juri Justimenko süüasja arutamist. Juri Justimenko mäletatavasti oli Peterburi allveelaevnike kooli kursant, kes siis koos oma kaaslasega ujus üle Narva jõe ja korraldas Eestis sellise massimõrvade sarja.
1775 hukati Moskvas kasakate ja talupoegade ülestõusu juhtinud Jemeljan Pugatšov. 1968 avalikustas Suurbritannia plaani, kus kavatses oma väed Kaug-Idast ja Pärsia lahe piirkonnast ära tuua. Ka tänapäeval või nüüd tuli just uudis mõni päev tagasi, kus ka britid annavad ühe saare käest, mille peale Trump muidugi reageeris, et tegemist on väga suure rumalusega. 1970 Iraagis likvideeriti riigipöördekatse, 12 inimest, kes olid aktsiooniga seotud, hukati. Ja 1996 valiti Yasser Arafat Palestiina omavalitsuse presidendiks 88% toetusega. Et tegelikult see oli see murdepunkt, kus Palestiinal oleks tegelikult võinud olla tulevikku, aga täna me näeme, et olukord on endiselt pingeline ja vaatamata rahulepingule või väidetavale rahule ei ole tegelikult see vaenutegevus sugugi lõppenud see ega rahu saabunud. Ja Trump ei saa veel rahupreemiat. 22. jaanuaril 1558 ületasid Moskva tsaaririigi väed Alutagusel ja siis Vasseliinas Liivimaa piiri, algas Liivi sõda. Ja 1999 mõistis kohus süüdi küüditaja Johannes Klaassepa, eestlaste küüditaja siis. 1919 Ukraina Rahvavabariik ja Lääne-Ukraina Rahvavabariik sõlmisid ühinemislepingu, aga seda ei olnud kauaks, päris kiiresti likvideeriti. 1946 loodi USA-s siis CIA eelkäija Central Intelligence Group ja 1969 korraldas Nõukogude armee nooremleitnant Moskvas atendaadi toonasele Nõukogude Liidu juhile Leonid Brežnevile, mis ebaõnnestus. 1986 aga korraldasid kolm šikki Indias, ei valetanud, 1984 korraldasid kolm šikki radikaali Indias mõrva India peaministrile Indira Gandhile ja 86. aastal mõisteti nad selle eest süüdi. Ja 1990 tulenevalt nende Baku sündmuste tulemusena, Musta jaanuari tulemusena ähvardas Aserbaidžaan Nõukogude Liidust lahku lüüa, mis oli nagu väga kriitiline areng tegelikult Nõukogude Liidu jaoks toonases selles Kaukaasia piirkonnas. Edetabeli juurde, et kapo tabas järjekordse FSB agendi, et hea töö. Tegemist oli siis Koidula piiripunkti ootealal töötava turvamehega, kes andis vähemalt 3 aasta jooksul FSB-le siis infot nii piiripunkti töötajate kohta, ooteala töötajate kohta, muuhulgas, kes toetab Ukrainat, kes ei toeta. Siis kuna PPA töötajaskonna kohta siis ka. PPA töötajaskonna kohta ja kuna ta valdas ka elektritöid, siis mõnikord ta olla seal teinud ka mõningaid selliseid lihtsamaid parandusi ja ka seeläbi pääsenud ligi siis infole, mida ta FSB-le edastas, et karistus 3 aastat vanglat Tartu vanglas. Ilmselt ta jõuab ka rootslaste tuleku ära oodata või Rootsi vangide tuleku ära oodata. Lätis on 2 nädala jooksul vahistatud vähemalt 3 inimest seoses Balti antifašistide rühmitusega, mille kaudu siis Venemaa eriteenistusele tehti ettekandeid, loodi informaatorite võrgustikega. Seal oli muuseas üks supermarketi turvamees, kes siis jälgis samamoodi, et kes sinna poeparklasse tuleb näiteks Ukrainat toetava sümboolikaga ja andis siis infot selle kohta, et milliste numbritega autod kannavad siis Ukraina toetavat sümboolikat või kes seal poetöötajatest siis toetab või kes ei toeta Ukrainat. Vene luure ongi siin viimastel aastatel teinud suuresti põhjakaabet, ütleme madalama sotsiaalse staatusega inimeste seas, siis kelle jaoks võib-olla selline ettepanek hakata koostööd tegema annab ka elule võib-olla suurema tähenduse.
on saanud nende sihtmärgiks. No ühelt poolt on see ka hea uudis sellest, et nad ise hindavad oma värbamisvõimekust siis ilmselt selliselt. Vene sõjaväeluure siis värbas Leedus kuubalasi ja kolumbialasi panema toime siis sabotaažiakti Ukrainasse saadetava kauba suhtes, et Leedu arreteeris nad küll juba varasemalt, aga uudis tuli nüüd, et ka Kolumbia ja kuubalased. Šiauliai lähedal siis 24. aasta septembris üritati Ukrainasse minevat sõjalist abi saadetist põlema panna ja huvitav on see just geograafia, et Ladina-Ameerika inimesi siis palgatakse sellisteks tegudeks. Ja, aga lihtsalt vahemärkusena, et Kuubale me anname ikkagi 400 000 euro eest abi, et nad saaks oma e-riiki oma kodanike represseerimiseks tugevdada. See siis ei ole Eesti riigiabi, vaid e-riigi akadeemia. Nojah, e-riigi akadeemias töötab ka endine riigisekretär, seda juhib endine parlamendisaadik, seal töötab endine peadirektor, endine presidendi julgeolekunõunik ja vähemalt ühe ministeeriumi endine kantsler. Nii et selles suhtes, et öelda nüüd, et me ei tea midagi või kukkusime kuu pealt, on ka veidikene nagu liiga palju. Kummaline igatahes. On. Poola võimud süüdistavad 5 meest, 4 ukrainlast ja 1 venelast Venemaa käsul siis pakiterrorismis. Need siis sokutasid pakke lennukitesse, mis erinevates kohtades süttisid. Meie parlamendis käivad mitmed arutelud, üks on prokuratuuri muutumise arutelu, et millised muutused prokuratuuril peaks olema. Hästi kummaline, ma vaatasin eile peaprokurör Astrid Asi intervjuud, et ta ütles, et jah, et prokuratuuri seadus vajab muutmist ja prokuratuuri töökorraldus vajab ka muutmist, et ma saan aru, et prokuratuuri seadust peaprokurör muuta ei saa, ise selleks on vaja parlamenti ja ennem seda veel justiitsministeeriumi, aga prokuratuuri töökorralduse muutmiseks ei ole vaja parlamenti ja ei ole vaja ka justiitsministeeriumi suures osas, et see on ikkagi peaprokuröri ülesanne. Võib-olla seal taga on mingisugune väga selline peen asi, mida ma lihtsalt ei adu, aga peaprokurör saab prokuratuuri tööd korraldada küll, et selleks ta ju palka saabki. Natuke paralleel tekkis siin kaitseministri hiljutise avaldusega, et Balti kaitsevöönd võiks kiiremini valmida. Ma ei tea, kas ma tohin praegu midagi öelda üldse. Et lihtsalt minu jaoks oli hästi kummaline muuseas jälle lugeda kas kuu või poolteist tagasi toona veel ilmunud Eesti Päevalehest intervjuud kaitseväe juhataja Andrus Merilooga, kes ütles, et Balti kaitsevööndit sellisel kujul pole üldse vaja. Et see on natuke veider. Aga Kaitseväe osas käib ka üks arutelu parlamendis, mis puudutab siis keelenõudeid. Sellest me oleme varasemalt rääkinud, et praegu võetakse siis keelenõuete teema sellest seadusest välja. Ausalt öelda ütleks, et selleks, et kiiremini edasi minna, aga mille pärast see sinna üldse nagu topiti, et see oli tegelikult viga, kui seal kiireloomulised asjad on, siis ärge toppige neid selle õigusloomeprotsessis sinna juurde. Et see oli veider. Riigikantselei detsembrikuisest avaliku arvamuse monitooringust, kuhu ka oli lisatud küsimus selle kohta, kuidas suhtuda keelenõude kaotamisse, paistab, et on populaarsemaid asju kui see kaitseväe algatus. Näiteks tuuleparkidele toetus on märksa suurem kui keelenõude kehtestamisele. Ehk siis kaitseväge nähakse valdavalt ikkagi ka lõimimiskohana, millel on natukene laiem kandepind ja mõju ühiskonnas kui lihtsalt sõjaline. Ma ütleks niimoodi, et kaitsevägi ei ole selleks, et ma olen nõus, et kaitsevägi ei ole selleks, et teha üldhariduskoolide ja muu ühiskonna osiste tegemata tööd, aga kaitsevägi ei saa ka öelda, et meid see üldse ei huvita. Et see on minu arust viimasel ajal sümptomaatiline. See toimis ka, vaata, kui sa mäletad,
selle esimese kaablite katkestamise juhtumi puhul, kus ikkagi Kaitseministeerium ja kaitseminister ütlesid, et see pole nende asi, las need sideteenuse pakkujad turvavad ise, et see pole mereväe asi neid kaableid valvata. Sama asi oli ju Elva drooniga, mis lendas väidetavalt liiga madalalt selleks, et see oleks kaitseväe asi, kaitseministri esimese avalduse kohaselt, mida ta vist on korrigeerinud. Ja, ma väga loodan. Ja ma arvan, et tulenevalt meie saatest saadud tagasiside põhjal. Kaitsevägi kasutab väljaõppes peamiselt Hiina droone, tundub justkui õõvastav, tegelikult on, ma saan aru, tegemist kulumaterjaliga, millel tegelikult, mida on modifitseeritud selliselt, et mingisugused andmed ei leviks sinna, kuhu nad ei peaks levima. Üldisemalt ikkagi Euroopal on vaja vaadata oma droonitarneahelad üle ja ka oma suutlikkus koha peal modifitseerida varustust ja droonitehnikat, et tööd on kõvasti veel teha, kui me rahuajal selleks ei seadista ennast, siis sõja saabudes me nagu kiirelt mingeid õgvendusi teha ei suuda. Ütleks niimoodi veel siia juurde, et nii selle keelenõude kui droonide põhjal, et nagu me oleme varasemalt öelnud, siis asendusteenistus oleks üks lahendus kahele asjale, mitte küll lõplik ja ainus lahendus, aga üks väga suur tükk sellest lahendusest, et ka asendusteenistus on väga hästi kasutatav nende droonide hooldamiseks, ehitamiseks, modifitseerimiseks, et millegipärast me jätkuvalt või järjekindlalt ignoreerime nagu strateegilist võimalust. Bulgaaria president Rumen Radev teatas esmaspäeval peetud kõnes, et ta astub tagasi. Tema vastased protestid kestsid Bulgaarias päris jupp aega juba. Tegemist on avalikus retoorikas siis pigem Kremli-meelse presidendiga olnud. Ja väidetavalt tahab ta siis minna parlamendivalimistel oma erakonnaga, et Bulgaarias on 4 aasta jooksul toimunud 8 parlamendivalimiste vooru. Et tegelikult see poliitiline ebastabiilsus siis selles piirkonnas on päris suur ja kui me vaatame ka nii Slovakkia kui ka Tšehhi sellist, lisaks Ungarile siis vajumist pigem selliste Kremli-meelsete leeri, Bulgaaria puhul ei ole see ka välistatud sugugi. Iraani rahutused. Teheran loobus väidetavalt siis 800 inimese ülespoomisest, mille tulemusena Trump teatas, et ta ei ründa siis Iraani. Osad teated räägivad sellest, et Teherani see ajatollade režiim oli lähedal langemisele. Tegelikult on seda praktiliselt võimatu hinnata, sellepärast et seda, et kui palju näiteks politseinikke või sõjaväelasi või seda kaardiväelasi seal poolt vahetas või kas üldse, seda me tegelikult ei tea ja opositsioon on ääretult nõrk tegelikult. Iraanis sama probleem nagu Venemaal siis sisuliselt, et ei ole seda teist jõudu, kellele panustada. Ainukene asi on see, et Iraani naised on Iraani naised, välja arvatud. Ja krapsakamad kui kogu Venemaa elanikkond. USA rahutused, mis said alguse siis migratsioonijärelevalve politseiniku tulistamisest Minnesotas, kus siis pereema sai surma. Ma ei tea, oled sa vaadanud neid kaadreid sellest juhtumist, et mina olen vaadanud ja tegelikult on see päris selline politsei taktika kontekstis, ma ei taha öelda hea õppematerjal, see inimene sai ikkagi surma, et selles suhtes pole seal mitte midagi head, aga oleneb sellest, mis nurga alt see sündmus on filmitud ja on nii-öelda neid kaamera filmimise nurkasid, kus sellele politseinikule tõesti saab jääda mulje, et sõidetakse temale otsa ja siis pöörab auto ära. Et tegelikult auto hakkab liikuma politseiniku suunas ja nii palju, kui ma selle juhtumi kohta olen tausta lugenud, siis see sama politseinik, kes tulistas surmavalt, sattus aasta tagasi sarnasesse olukorda, kus ta lohises auto all. Ehk et kui sa oled selles olukorras olnud, siis sa teist korda ilmselt auto all lohiseda enam ei taha ja sa pigem tulistad. Et selles suhtes see on väga traagiline juhtum,
aga see ei ole ka üks-ühele niimoodi, et nagu siin ka Eestis on osalt välja toodud, et politsei vägivald ja ülereageerimine ja ma saan aru, et Ameerikas on ka palju sellist vastuolulist, et nende migratsioonipolitsei tegevusega siis, aga see oli ka Trumpi üks valimislubadus mäletatavasti ja rohkem kui pooled ameeriklased toetasid Trumpi. Kahjuks politsei vägivallast lepp on üsna pikk. USA-s juba samamoodi on ka rahutuste traditsioon levinud. Tuleb lihtsalt nüüd hinge kinni pidades oodata ja vaadata, et see ei läheks üle süsteemsemaks selliseks sisevägivallaks, mis on ka Euroopa julgeolekule üks suuremaid riske. Et juhul, kui peaks kunagi USA-s kodusõda puhkema, ka piiratud moel, siis Washingtoni silmad on kõik veelgi rohkem nii-öelda Ameerikas kinni. Kindlasti. Ameerikast Trumpiga seotud ka järgmine edetabeli uudis, et Trump lõi siis nii-öelda Gaza rahunõukogu, kuhu sai kutse nii Putin, Stub kui Macron. Putini osas ma ei ole märganud Venemaa ametlikku reaktsiooni, et see oleks olnud kas selgelt jah või ei. Alexander Stubb ei ole ka Soome president, ei ole ka väga selgelt vastav. Macron keeldus koheselt, et tema sellega ei liitu. Aga Soomega läheme ka edasi, et Soome muutub Trumpile järjest atraktiivsemaks, et lisaks sellele, et soomlased oskavad jäälõhkujaid ehitada, mille ehitus võiks ju ka olla Ameerika Ühendriikide kontrolli all. Ja mis läksid Trumpile tema enda tariifidega nüüd kallimaks? Pidid sa nüüd seda ütlema? Ja Soome kerkib ka liitiumikaevandus, mis võiks ka ju Ameerikale huvi pakkuda või vähemalt Trumpile. Varilaevastik, kui me siin rääkisime jäälõhkujatest, varilaevastik Saksamaa blokeeris varilaevastiku tankeri sisenemise Läänemerele, teadaolevalt esimene seda tüüpi juhtum, et tegelikult päris huvitav, et see tanker suundus Murmanskisse. Eks ta laeb oma selle nafta seal maha või peale, et kumba pidi see seal iganes käib tal. Viimastel kuudel on üldse varilaevastiku suhtes erinevad osapooled võtnud jäigemaid meetmeid, kui nii võib öelda. Ukraina on neid füüsiliselt rünnanud, USA päris mitu kinni pidanud siin Vene juuresolust hoolimata. Läänemerel täna ei ole veel süsteemset sellist nii-öelda liikluse sulgemise algatust ja kardetavasti ei tule ka lähiajal. Soomlased peavad aega, et mõne kinni, mis kaablid ära lõhub, et ma saan aru, et see toonane kaabli lõhkumine, mis 31. detsembri ajal avalikuks sai, oleks võinud lõppeda tegelikult kõikide kaablite, kaasa arvatud Estlingi purustamisega taas, et tegelikult läks hästi. Ja ma ikkagi olen optimistlik, et ka meie merevägi saab rohkem kui 2-meetrise lainega merele. Ja mina olen optimistlik, et Soome lahel ei peaks neid asju klaarima, mida saab Taani väinades tegelikult klaarida. Saksamaa nüüd näitas eeskuju, aga Taani tulenevalt oma rahvuslikest huvidest ka, neil on ju laevandushiid Märsk. Nad kardavad endale siis vastuseks mingeid probleeme, et Taani taga on see suuresti täna olnud kahjuks. Ja mõneti varilaevastikust tuleb ka edetabeli viimane uudis, et Hiina on Lõuna-Hiina merel siis teinud imelikke manöövreid kalapaatide ja kalalaevadega ja koondanud siis neid selliseks, mitte päris läbimatuks tõkkeks hetkel, aga koondanud neid sellistesse formatsioonidesse. Ja siin üks formatsioon oli 360 kilomeetrit pikk ja teine 470 kilomeetrit pikk, et takistada siis laevaliiklust piirkonnas. Et miks seda täpselt tehti? Ilmselt on tegemist sellise light mereblokaadiga. Euroopa Liidu julgeolekuuuringute instituut, selline asi on olemas, avalikustas hiljuti siin selle aasta riskide ohtude hinnangu, mis siis baseerub seal 500 küsitletud eksperdi hinnangul ja ilmselgelt on siis Taiwani konflikt tõusnud nii-öelda reitingus kõrgete riskide sekka, et lähiaastatel ilmselt või ka lähikuudel tuleb sellest natukene rohkem juttu.
Ja, aga edetabel sellega läbi, lähme esimese teema juurde. Kui meil siin mõni aeg tagasi oli teemaks ameeriklaste seiklused Venemaal, siis nüüd on meil teemaks ameeriklaste seiklused Gröönimaal või seiklusteks valmistumine. Ja tegelikult see, mis sa mainisid, see Taiwani seos. Venemaa on täna juba mõneti paremas olukorras, et Ukraina ei ole nii palju pildis. Gröönimaa on see, millega Euroopa peab tegelema ja tahes tahtmata osadelt laudadelt kukub Ukraina maha ja tegelikult on sama Taiwani ja Hiina vaheliste suhetega, et kui USA pilk on Gröönimaal ja kaklemisega Euroopal, siis tahes tahtmata jääb Hiina ja Taiwani tegemistega lihtsalt vähem aega. Selliste kõhualuste territooriumide krahmamise loogika või strateegia saab legitiimsust juurde kindlasti Trumpi tegevusest ja siin on öeldud ka käimasoleva Davosi majandusfoorumi kohta, et seal on Ukraina täiesti varjus, kõik räägivad Gröönimaast. Et mis see Gröönimaa nii-öelda annekteerimise plaan tegelikult on, öeldakse, et ei annekteerita seal nii tingimata saart, et sinna panna sõjaväebaase, ka raketikaitseüksusi, seda saab USA teha niikuinii, et annekteeritakse ikkagi haruldaste väärtmetallide tarneahelat, mis väidetavalt siis ameeriklaste hinnangul, ükskõik kui täpne see hinnang on Gröönimaa rannikul siiski muljetavaldaval viisil on olemas faktorina, et see asi ei kao ära sel aastal ja eks näis, mida nüüd see Euroopa algatus, siin Euroopa kaitsevägede algatus teha see lõppus endaga kaasa toob pikemas perspektiivis. Natuke on juba Euroopa ise ära lagunenud siin. Sakslased tulid tagasi. Sakslased tulid tagasi, aga nad tulid tagasi vist rekkemissioonilt ehk siis nii-öelda planeerimismissioonilt. Nende planeeritud retk lühenes ainult Saksa sõjaväelastel seal ühe päeva vist, et seal oli Saksa tabloid tegi mingi uudise, et järsku pakiti asjad kokku. Sakslased ise ütlesid, et ilmastikuolud enam rohkem vaadelda ei lubanud seal midagi koha peal. No ma ei tea, kui Astrid Kannel ERR-i selle saateid teeb seal, siis valdavalt on seal ilus ilm selle taga, et ma ei tea, mida siis seal. Muidugi Gröönimaa on väga suur. Siis üle küsima, et ta oli seal ühe jäämäe leidis ja istus seal peal. See oli väga vahva pilt. Facebookis oli näha, aga ta võiks uurida ka, et mida sakslased seal tegid ja kas nad põgenesid sealt või tulid plaanitult ära. Eesti on ka plaaninud sinna minna. Huvitaval kombel Eesti ei olnud siis nende riikide seas, kes sai tariifid. Meie kaubavahendus on ilmselt nii märkamatu, et see võib-olla ei näinud korda. Võib-olla ka meie kaitseministri lähedane suhe Pete Hicksetiga, mida ta ka reklaamib ja mis on Eesti riigile põhimõtteliselt hea. Nüüd, mis valikud siin Euroopal on? Ega siis on selge see, et me ei saa hakata ameeriklastele rääkima muud juttu, kui me venelastele räägime reeglitest ja rahvusvahelisest õigusest ja nii edasi. USA julgeolekuvajadused ei saa olla mingi põhjus nende reeglite painutamiseks, sest et ka olemasolevate reeglite raames USA-l on vabadus seal lepingute kohaselt ka teha üsna palju. Paigaldada asju nagu vaja on. Ja retooriliselt midagi järgi anda ei saa. Euroopal on tervikuna üks hirm veel, mis hoiab neid nagu kammitsas. See on ikkagi USA Euroopas paiknevate vägede jätkuv kohalolu. Eelmine nädal kohtusin ühe USA saatkonna diplomaadiga. Tema arvas, et selle kalendriaasta lõpuni ei ole probleemi. Aga see ajamääratlus. USA vägede paiknemisega Eestis. Eestis ja ka Euroopas laiemalt, ja ka see nii-öelda Global Posture Review, mis pidi tulema siin eelmine aasta, selle kohta ütles diplomaat, et see on praegu päevakorrast maas, võib-olla seda ei tulegi sellisel kujul üldse, et elame näeme, aga nii-öelda kaarte on, et Euroopa peab ühelt poolt ostma aega ja teiselt poolt ise tugevamaks saama ja nüüd see probleem on siin, mis avaldub ka
meie kaitseministri väljendatud hoiakutes, et kui me jääme kramplikult kinni nii-öelda USA kesksesse NATO mudelisse ja ei lähe kaasa näiteks selle algatusega, mida Leedu kaitsevolinik Euroopa Liidus on välja toonud Kubilius, et teeks NATO sees nüüd autonoomse Euroopa kaitsevõime ka, mis ei puuduta ainult siin olulisi luuresatelliite, pikamaa tulevõimet ja logistikat, vaid olulisel määral ka juhtimist. Kui nii-öelda USA tõmbab juhtme seinast, siis Euroopa kollektiivkaitsel kaob mõneks ajaks ikkagi olulisel määral juhtimisvõime ja see on võib-olla isegi keerulisem kiiresti asendada kui mõnedki võimed, millest siin juttu on olnud. Muidugi tuleb arvestada seda, et USA diplomaadid võivad rääkida pikka plaani, eks, ja seda, mis on kunagi kokku lepitud. Lihtsalt probleem on selles, et kui üks mees ovaalkabinetis hommikul Coca-Cola nupule vajutades Coca-Colat ei saa, siis võib juhtuda see, et keegi on selles süüdi ja see võib olla taas Euroopa, mis tähendab, et see otsus midagi teha või mitte teha võib olla täitsa mitte niisugune pika planeerimise, vaid väga sellise spontaanse reageerimise tulemus. Ja kui vaadata seda Trumpi tänast või tänaseid väljaütlemisi nüüd või viimaste päevade väljaütlemisi, siis tema on ikkagi väga selgelt selle Gröönimaa endale nüüd eesmärgiks seadnud, mis iganes põhjusel ta seda teeb. Üks on need muldmetallid, millest räägitakse. Venemaa on juba julgustanud, et põhimõtteliselt sama asi nagu Venezuela mudelil, et me teeme Ukrainas seda sama, mida Ameerika tegi Venezuelas ja praegu ka Lavrov eile ütles, et me saame täiesti aru Ameerika vajadusest Alaska järgi, sellepärast et see on nii, nagu Venemaa vajab Krimmi. Aga ütleme, et Gröönimaa staatus quo jätkumine tänaste mingi teadaolevate liinide või tänaste teadaolevate sündmuste valguses on enam kui kahtlane. Ma arvan, sellisel kujul see staatus quo ei säili, seal mingisugune muutus tuleb, milline see on, me ei tea ja milline saab olema NATO tulevik, kui vaadata NATO tänast, NATO ka on eks nii sõjaline kui poliitiline organisatsioon. Sõjalises vaates täna mina ei näe, et oleks probleeme selles käsuahelas või milleski. Ma olen ka nõus, et tasub valmistuda selleks, et meil kunagi neid probleeme ka ei tekiks. Aga poliitilise poole pealt on tegelikult NATO selline olukord väga habras ja mul on hästi kummaline vaadata NATO peasekretäri Mark Rutte avaldusi, kes sisuliselt, et kui sul maja põleb, siis ma saan aru, paanikat ei ole mõtet külvata, eks, aga kui sul maja põleb, siis rääkida nothing to see here, kõik on korras, on ju, ei mõju ka usutavalt. Et tegelikult see Mark Rutte minu arvates on ikkagi NATO peasekretärina ebaõnnestunud. Kogu see Trumpi ülivõrdes pugemine, eks, mis toimus peale seda Iraani ründamist Ameerika poolt, et issi pani kõik paika. See on esiteks on naeruväärne, see on lame ja tegelikult näha on, et sellest ei ole NATO küll mitte midagi võitnud. Huvitaval kombel ka kindral Grinkevitš, kes on, loodan, et ma ütlesin ta nime õigesti, mul ei jää see kunagi meelde, kes on praegune SACEUR, siis USA kõrgem sõjaväelane Euroopas, tema hiljutisel konverentsil Rootsis rääkis ka sellest, et NATO sees käivad okkalised arutelud Arktika julgeoleku teemal, ehk siis see asi on NATOs ametlikult päevakorral. NATO alusleping näeb ette selle paragrahvid 1 ja 2, et asju aetakse omavahel rahumeelselt. Kui USA peaks otsustama neid lepingu artikleid rikkuda, siis artikkel 5 juristid räägivad nii, ma ei tea, palju neist üldse tänapäevas maailmas enam kasu on. Artikkel 5 kehtib endiselt teistele liitlastele edasi, ehk siis sellisel hetkel, kui üks liitlane käitub ebaseaduslikult, see leping ise ei tühistu, isegi kui see on tuumliige seal.
ja seni, kuni USAs on demokraatia ja on oodata tulevast võib-olla valitsuse ja meelsuse vahetust, seni üritatakse siis mitte lõhkuda praegu lootuses, et tulevikus läheb paremaks, aga Trumpi viimast aastat vaadates ka tundub, et ta on valmis ikkagi oma eluõdakul võtma selle hullu kuninga rolli ikkagi täies sellises arhetüüpses ilus enda peale. Et sealt võib oodata kõike ja kõigeks peab olema valmis ja peab oma põhimõtetele truuks jääma. See on päris huvitav selles suhtes, et NATO alusleping teatavasti ja kõik need liitumislepingud säilitatakse USA välisministeeriumi arhiivis. Ja Trump Gröönimaa kohta ütles, et taanlastele, et teil ei ole ju mingit paberit ette näidata, kui te tulite paatidega kunagi sinna, et kus tõendid on, ta võib ju samamoodi selle lepingu põlema panna ja küsida, et mis NATO lepingust te räägite. Ja. Et see on hästi huvitav on vaadata või huvitav on vaadata seda, mis ka Euroopa puhul on tegelikult kogu selle Trump on nüüd aasta ametis olnud, eks, et 3 on veel. Et vaadata, mis on selle aja jooksul juhtunud või kuidas Euroopa on käitunud, et tegelikult Euroopa on lootnud kogu aeg, et hullus läheb üle, et see Coca-Cola nupp seal kabinetis ikkagi töötab, et president saab Coca-Colat ja on rahulik. Aga tegelikult on see, et Trump on kogu aeg mingisuguse järgmise sellise purtsatusega välja tulnud ja tema puhul ka see Ukraina toetamine on olnud selline paras tõmblemine tegelikult, parajad Ameerika mäed. Tema vaatest see muidugi ei ole tõmblemine, et Euroopa lihtsalt on lootnud, et nüüd saadakse Ameerikas aru administratsioonis, aga tegelikult see pöördub jällegi ikkagi täiesti teistpidi. Ja kui sa mäletad, kui me rääkisime Venezuelast ja seda juhtumit analüüsisime, selle Maduro ära varastamist sealt, ja vaatad ka Eesti poliitikute arvamusi, siis muidugi meile meeldib, kui meie liitlane on tugev ja teeb midagi sellist, mis võtab meie potentsiaalse vaenlase liitlase kusagilt maailmast kinni, aga Gröönimaa sündmused on ka osalt selle Venezuela käitumise jätk, et me seda ei saa eitada, et rahvusvaheline õigus on kindlasti rikutud. Ise küsimus on see, et suurriigid on alati rahvusvahelist õigust painutanud, et see ei ole mitte midagi esmakordset. Aga teistpidi on Euroopal lootus, et äkki see hullus läheb üle, et äkki nüüd, kui Venezuela sündmused toimusid, et äkki läheb üle, aga ei lähe üle. Ei maksa oodata ja päris kui vaadata seda, mida Trump teeb, ja milliseid samme ta on lubanud astuda, siis mina mõtlen selle peale, et kas et USA on täna küll demokraatlik, aga kas Trump tahab lahkuda, nii nagu ta eelmine kord ei tahtnud lahkuda. Sellepärast, et väga suur tõenäosus on, et selle toimetamise kontekstis esitatakse talle süüdistus pärast presidendi ametiaja lõppu, kus ta on jälle kohtu all. Et mina arvan, et me jõuame vääramatult sinna, et 3 aasta pärast on ta taas uurimise all või menetlusalune isik. Kui just tema asepresident ei võta üle ja ei jätka veelgi radikaalsema poliitika viljelemist, kaasa arvatud siis Euroopa siseasjadesse sekkumist, paremäärmuslike parteide toetamist, muide AFD ja siis Prantsusmaa sõsar partei ei ole heaks kiitnud Gröönimaa kahmamist. Ja ka Ameerika avalikkus siin on just viimasel ajal eetrisse tulnud ka Trumpi esimest aastat kokkuvõtvad artiklid, avalikkuse toetust, see välispoliitika ei ole saanud väga Trumpil. Trumpil on varasemast rohkem üleval majandusmured, mis kahjuks võib sellise instinktiga inimese panna just rohkem panustama teemadele, mis võtavad ajakirjanduse eetrit ära majandusmuredelt. Aga hästi huvitav muuseas, mida sa mainisid erakondade osas, et kui vaadata ka Eestis, siis eile
Martin Helme oli esimeses stuudios, rääkis ka, et Trump teeb lõpuks ometi õiget asja ja see kõik, mis ta teeb, on väga õige. Samas ta ei olnud AFD memo kätte saanud. Samas Varro Vooglaid on esitanud küsimuse, et kuidas on Saaremaa ja Hiiumaaga, et miks NATO peaks või Ameerika peaks neid kaitsma, kui need ei ole nende kontrolli all. Ka Narva Next saab siin järgmise värvingu, et äkki on tegemist üldsegi Ameerika ohuga Narvale. Kui nad hakkavad tulema, siis loodetavasti Alaskalt. Et kui niimoodi naljaga pooleks öelda. Aga mis ma tahtsin öelda veel Gröönimaa kohta, et minu arvates on Gröönimaa puhul Eesti osalemine selles operatsioonis absoluutselt mittevajalik. Sellepärast, et kõikides operatsioonides, mida kusagil maailmas tehakse, ei pea me osalema nii, nagu kõik liitlased ei osale siin toimuvates operatsioonides. Võiks siis vähemalt saata nii-öelda väärtuslikke selliseid sihtmärke sinna, et kindralid või kõrgemad ametnikud, kelle suhtes siis ka Ameerika sõjaväelased on aupaklikumad. Kui tahta külma, siis tasub tulla Lõuna-Eestisse, et seal oli eile 23 kraadi külma, et saab mitte päris sama tunnetuse kätte, aga saab. Aga lähme teise teema juurde. Teise teemana on meil seesama, mida me enne mainisime, et Ukraina on unustatud, aga meie ei unusta. Meie räägime Ukrainast ja kui vaadata neid sündmusi, mis on ka Gröönimaaga seotud, siis Euroopa ja Ameerika selline vastasseis võib tegelikult viia ka selleni, et ameeriklased enam ei ole nõus eurooplastele müüma relvi, et neid ukrainlastele antaks. Arvestades muidugi mahtusid, siis kindlasti tekib USAs siseriiklik surve, sellepärast et relvaettevõtted on jätkuvalt huvitatud müügist ja kui Euroopa selle kinni maksab, on ju Ameerika majandus ka saanud väärtusliku sisendmaterjali. Et tegelikult see on selline huvitav, et ma eile lugesin ka ühte refereeringut näiteks Ukraina siis sisemisest sellisest diskussioonist, et näed, et Euroopa on nõrk. Jah, Euroopa on osaliselt käitunud väga kummaliselt, väga veidralt, nõrgalt, aga see nõrk Euroopa ikkagi maksab täna kinni Ukraina riigi püsimise. Maksab kinni ja on väga tublisid riike Euroopas, kes eelmisel aastal ka panusid varasemast rohkem Ukraina abistamisse ja need, kes varasemalt vähem panusid varasemast vähem. Näiteks Itaalia ja Hispaania vähendasid oma ka sõjalist abi Ukrainale. Mis puudutab relva soetusi, siis Ameerikas on need oluline faktor ka, ütleme, NATO skeptiliste poliitikute seas, vabariiklaste seas, seesama diplomaat, USA diplomaat, kes siin käis Postimehe toimetuses sosistamas eelmine nädal, ka tema rääkis, et see on esimene küsimus, mis siia saabuvatel senaatoritel ja kongressmenidel, kelle voog muide on viimastel aastatel kasvanud siia märgatavalt ja huvi just Eesti vastu, tullakse just Eestisse. Et esimene küsimus on, palju me ostame relvi ja see küsimus on muidugi kogu Euroopal nüüd ees, et kas see on mingisugune hoob, kuna see poliitiliselt mõjus on ka ilmselt Trumpi jaoks, kas see on mingisugune hoob, millega vastata. Balti riigid, Leedu ja Eesti sealhulgas on ütelnud, et ei, meie nii-öelda transatlantilist sidet hoiavad ka relvatehingud. Samas Euroopa tervikuna on olnud siin natuke liiga pehme sihtmärk. Ameerikale pole suudetud vastata paljude asjade osas, mis Ukraina abistamist puudutab, siis tulevikus, kui Euroopa saab tugevamaks, läheb see asi lihtsamaks. Rootsi ostis siin hiljuti sõjaluure satelliite, osaliselt ka Soome satelliidifirmalt. Et need on võimed, mida ka Läänemere üleselt tuleks kuidagi arendada, et meil tekiks Ukraina abistamise suutlikkus peale lihtsalt moona saadetistega ka muul moel funktsionaalselt ja iseenda autonoomiat peame ka ikkagi üles ehitama. Ukraina sõda on, ukrainlased peavad vastu,
aga mis on huvitav viimaste kuude arengus on ikkagi õhusõja jätkuv intensiivistumine. Siin ka Ukraina kaitseväe juhataja tegi avalduse, mis ütles, et Venemaal on mahtu õhusõda veelgi võimendada suurte sõjadroonide tootmise suutlikkust ja viimase aja õhusõja statistika näitab ka, et selline saturatsiooni taktika on üha enam kasutusel Venemaa poolt ka, et on see märk siis sellest, et pikemas perioodis on Venemaa võimsus langemas majanduslik ja on sellepärast vaja praegu eskaleerida ja proovida iga hinnaga ikkagi mingi läbimurre saavutada selles energiataristusõjas külmal ajal, sest praegu on külm Ukrainas ka. Või siis on see vastupidi märk sellest, et ka pikemal ajal ollakse suutlikud nii-öelda uuesti varustama ja mehitama seda väge, mida vastu ukrainlasi seal puruks pekstakse. Et aeg näitab, aga trend ei ole kuigi hea. Nüüd nende varilaevastike rünnakule Ukraina poolsetele on vastanud Venemaa siis ka sadamate ründamise ja ka viljalaevade osalise ründamisega. See on hästi unustatud vana, et seda nad on varasemalt teinud väga aktiivselt. Vahepeal lihtsalt oli mingi selline väike paus, mitte täielik paus, aga hästi unustatud vana, aga jah, et kogu sellega nii-öelda Euroopa rahuläbirääkimised ja need või osalus ja see nii-öelda retooriline võte, millega on tahetud ennast laua taha saada, see rahuvalvevägi ja julgeoleku garantiid, mis tegelikult on kõik eksitavad terminid, et diplomaatilises plaanis on tegeldud ikkagi asendustegevusega, eriti arvestades, et ikka veel oodatakse ka Davosist, loodeti, et äkki ameeriklased ütlevad midagi omapoolsete julgeoleku garantiide osas Ukrainale, mis on muutunud täiesti ebakindlaks ja ebausaldusväärseks, vaadates, et ka liitlasi on Washington valmis siis sõjaliselt ründama vajadusel. Siin vähemalt aimdub sellist valmidust. Mina ütleks niimoodi, et Venemaa või Gröönimaa seda siis hõivamist on ka Trump põhjendanud, eks Venemaa ohuga, et riik, mis kaotab positsioon Kupjanskis, ei suuda seda linna vallutada. Ukrainlastelt ei ole mõistlik eeldada mitte kuidagi siis Gröönimaa ohustamist, et võib-olla tulekski saata sinna Gröönimaale mingisugune pataljon ukrainlasi ja asi oleks sellega lahendatud, relvastada nad hästi ära. Aga tsiviilelanikkonna terroriseerimine on Venemaal veres, sest Venemaa ei järgi sõjareegleid ilmselgelt, eks, et sõdimine peaks olema kahe vaenuväe vaheline sõda. Venemaa sõdib ilmselgelt kogu ühiskonnaga, on läbi ajaloo seda kogu aeg teinud ja suure tõenäosusega jääb seda selliselt tegema, et kui sa nagu vastase sõdurile pihta ei saa, siis tuleb tulistada tsiviilelanikke, sest seal ikkagi jääb mulje, et riik on võidukursil. Ja nüüd eile oli ka uudis, et peaaegu pool Kiievist on elektrita, kütteta ja Kiievi elanikkonna suuruseks hinnati 3,6 miljonit ja eile siis teatas linnapea Klitschko, et umbes 600 000 inimest on Kiievist lahkunud. Siis kellel on mingisugune kas siis suvila lähedal või mingisugune teine koht või nii-öelda maale vanaema juurde, kuhu on võimalik siis ära liikuda sellest linnast. See saab olema päris katastroofiline, selle küttepuudus külmal ajal, eks lõhki külmunud torud, mille parandamine sõjatingimustes on ka väga suur väljakutse. Ja Venemaa teab seda loomulikult ja teeb seda väga teadlikult, et ukrainlastel on ka olnud edu. Mainisin Kupjanski, kui mõni võib-olla siin veel 3 nädalat tagasi oli küsimus, et Kupjansk langeb kohe-kohe, siis täna on uudised pigem vastupidi, et venelased on suures osas Kupjanskist välja tõrjutud. Ukrainlastel ei ole kerge ilmselgelt, aga nad on suutnud linna osaliselt tagasi vallutada, et aga muidugi rasked lahingud seal jätkuvad ja Ukraina vajab väga suures mahus jätkuvalt toetust. Jah, seesama Rootsi, kellest me rääkisime siin, et ta tugevdab Läänemere regiooni valmidust ka, toetada Ukrainat ka luureinfoga. Sellesama Rootsi kaitseminister muide ütles ühena esimestest, et see
ameeriklaste jutt selle kohta, et on tohutu Hiina ja Vene laevade saalimine seal Gröönimaa ümbruses ei pea paika lihtsalt ja et seetõttu ei peaks nagu Euroopa ka ja NATO ülemäära tõmblema Gröönimaa julgeoleku pärast. Seda, et seda nii-öelda solidaarsusavaldusena tehakse, see on pigem loomulik. Ameerika on muuseas Gröönimaa ühe korra sisuliselt okupeerinud, et see juhtus teise maailmasõja ajal, kui sakslased okupeerisid Taani ja selleks, et Gröönimaa ei satuks sakslaste mõju alla, siis viis Ameerika sinna väed. Gröönimaa kuulutas ennast sisuliselt iseseisvaks ja Gröönimaal toimusid ka lahingud, et kuna toonane ilma ennustamine vajas selliseid ilmajaamu ka Gröönimaal ja seal olid ka sakslaste ilmajaamad, sest mere- ja õhusõja pidamiseks oli lihtsalt seda vaja, siis nende ilmajaamade vallutamine ameeriklaste poolt siis oli lahingutegevus, mis Gröönimaal reaalselt Ameerika ja Natsi-Saksamaa vägede vahel aset leidis. Ei olnud suuremahuline, aga loodetavasti me seda ei näe. Loodame ka seda, et Ukraina toetamine jätkub ja tähelepanu nihkub Gröönimaalt taas Ukrainale. Aga suur tänu meid jälgimast. Meie jälgime olukorda ja toome ka tulevikus oma märkamised teieni. Suur tänu, ilusat päeva.